nüüd Rakvere jalgpalliklubi Tarva kapten Sander Susi üle lillekimbu Rakvere JK Tarva emade võistkonna kaptenile Karinale. Täna on Premium liigas juba üks kohtumine peetud. Nõmme Kalju võõrustas Tartu Tammekat ja suutis nad 2-0 alistada. Rakvere mängu kell 7. Siim tundus kuni viimase hetkeni, et sünnib üllatus ja kodumurul esimene punkt tuleb sellise vihase rivaali nagu Tallinna Infoneti vastu natukene ei vajaka seekord. Kahjuks jah, et andsime endast 100%, ma arvan, kogu meeskond. Kahjuks oli põhimõtteliselt viimasel minutil anti esmapilgul mõistmatu penalti. Et 50-50 olukord, et eelmine mäng meile ei antud, nii et kahjuks on kohtunik hetkel meie vastu tundub. No, isiklikus plaanis said kirja esimese täismängu Tarva eest, ei olnud see küll sinu debüüdiks tänane mäng Tarva rivistuses. Kuidas tundsid? Mängumehe tunne oli juba, et esimene mäng ei olnud nagu väljakul päris see, et täna oli mõnus väljakul olla, taas olla. No nagu ütlesid, et kõik mehed andsid 100% ja ma usun, et veel pealegi mängupilt oli selline kena, meil oli isegi omad võimalused, loomulikult väravas Sander Susi supertõrjed, mida veel tahta, ainult punkt ei saamata. Kaitse oli jah, taaskord väga hea, et kahjuks imesime ikkagi ühe endale sisse. No
mis teha, kui ise peale ei löö, siis kahjuks neid väraid ei tule. Tuleb otsustavam olla seal rünnaku kolmandikul. No tuleviku suhtes siiski optimistlik. Kindlasti, et mängupilt on palju paremaks läinud võrreldes hooaja algusega, et siit on alus on pandud, et saab edasi minna küll. Aitäh ja edu sulle! Aitäh! Vladimir Vosko-Voinikov, raske mäng oli Infoneti jaoks? Kindlasti raske mäng ja enne selle mängu algust me pole oodanud, et tšukka mäng tuleb meil täna ja ühesõnaga võib öelda, et tegelikult vedas et ainukene šanss selles mängus oligi, kas lüüa esimesena kiirvärav mängu alguses või selline penalti oli. Mingil määral võib öelda, et vedas muidu palju oli meie kontrolli alla, aga ikkagi ei suutnud varem seda palli sinna sahistada ja võrku. Kindlasti on turniiritabelisse pilku heites alati ju raskem ennast ka mobiliseerida, kui tead, et vastane on turniiritabeli põhjas 1 punkt ja liiga debütant, et ilmselt on see selline häälestamise küsimus rohkem? Ei, ma saan aru, millest te räägite, aga näiteks ma tunnen väga hästi peatreenerit Bondarenko, siis ma tean Märten Kusk ja siis ma tean Stanislav Goldbergi ja ma tean nende tasemet ja ma ütlesin poistele enne mängu, et võtke ennast kokku, et ei ole vaja oodata kerget mängu, et vaatamata sellele, et esimeses voorus me võitsime rahulikult 4-1 ja ma ütlesin, et täna tuleb hoopiski teine mäng ja arvestada seda, et mäng on muru peale. Aga ma kordan, et ei ole põhjust praegu rõõmut hoiseta ega laua peal tantsida, et juba teise päeval on järgmine mäng, et unustame kiiresti ära selle mängu. Raske, aga liigume edasi. Kuidas Rakvere atmosfäär meeldis? Publik? Üks parimaid Eestis, ma arvan, tegelikult see ei ole saladus ja eelmise aasta mängisin siin Nõmme Kalju Tubliga. Oli väga hea atmosfäär, ma tolle imestasin ka, milline siin staadion ja muru, et kahjuks täna muru oli kehvem kui eelmise aastal, aga ikka see atmosfäär, et tahaks, et kõikides Eesti liiga mängides oleks sama atmosfäär, et oma südamel tahaks, et Rakvere jääks kõrgliigasse, et hea meelega tuleks sinna tagasi. Aitäh teile, edu! Tänan teid, tänan. Edu.